Armsad kaasteelised, armu ja rahu kõigile. Me loeme koos teisest Moosese raamatust 3. peatükist esimesed 14 salmi. Mooses karjatas oma äia Midjani preestri lambaid ja kitsi. Kord ajas ta karja kõrbe taha ja jõudis Jumala mäe Hoorebi juurde. Seal ilmutas ennast temale issanda ingel tuleleegis keset kibuvitsa põõsast. Ja ta vaatas ja enne kibuvitsa põõsas põles tules, aga kibuvitsa põõsas ei põlenud ära. Ja Mooses mõtles, ma põikan kõrvale ja vaatan seda imet. Miks kibuvitsa põõsas ära ei põle? Kui issand nägi, et ta pöördus vaatama, siis Jumal hüüdis teda kibuvitsa põõsast ja ütles Mooses, Mooses. Ja tema vastas, siin ma olen. Siis ta ütles, ära tule siia, võta jalatsid jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha maa. Ja ta jätkas, mina olen sinu vanemate Jumal, Abrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Aga Mooses kattis oma näo, sest ta kartis Jumalale otsa vaadata. Ja issand ütles, ma olen küllalt näinud oma rahva viletsust, kes on Egiptuses ja ma olen kuulnud nende kisendamist sundijate pärast. Seetõttu ma tean nende valu. Ja olen alla tulnud neid egiptlaste käest päästma ja neid sellelt maalt viima heale ja avarale maale. Maale, mis piima ja mett voolab, kaananlaste, hettide, emorlaste, perislaste, hiivlaste ja jebuuslaste asupaika. Vaata, nüüd on Iisraeli laste hädakisa jõudnud minuni ja ma olen ka näinud rõhumist, millega egiptlased neid rõhuvad. Tule nüüd, ma läkitan su Vaarao juurde ja vii mu rahvas, Iisraeli lapsed Egiptusest välja. Kuid Mooses ütles Jumalale, kes olen mina, et võiksin minna Vaarao juurde ja viia Iisraeli lapsed Egiptusest välja. Aga tema kostis, mina olen sinuga. Ja see olgu sulle tähiseks, et mina olen sind läkitanud. Kui sa rahva Egiptusest oled välja viinud, siis te teenite Jumalat sellel mäel. Siis Mooses ütles Jumalale, vaata, kui ma lähen Iisraeli laste juurde ja ütlen neile, teie vanemate Jumal on mind läkitanud teie juurde, aga nemad küsivad minult, mis ta nimi on, mis ma siis neile pean vastama. Ja Jumal ütles Moosesele, ma olen see, kes ma olen. Ja ta jätkas, ütle Iisraeli lastele nõnda, ma olen on mind läkitanud teie juurde. Me täna räägime Moosese ja Jumala vahelisest kõnelusest, kus Mooses saab sellises elupöördepunktis endale sihi ja kuulutuse. Ja Mooses on huvitav isik just nimelt, et kui vaadata teda kui tavalist inimest. Ma saan aru, et me väga tihti tahame piibli tegelastest teha sellised erilised inimesed, kellel on väga erilised võimed, kuid mina nimetaksin Moosest tavaliseks inimeseks, kelle elus on omad pöördepunktid ja nende pöördepunktide järgi võib iga inimene leida oma elus sellist julgustust. Tavaline inimene. Kui vaadata Moosest, siis ta sündis sellises huvitavas ajas. Ja see on teine põhjus, mis ma Moosesest soovin teiega mõtteid jagada. Ta oli aja pöördepunktis tegutsev isiksus. On mitmed isikud piiblis, näiteks Jeesus,
aja sõlmpunktis. Tänapäevast aega arvutatakse Jeesuse sünnist. Ta oli otseselt sellises aja muutumise paigas, kuigi seda aega ei muudetud otseselt tema eluajal, vaid hiljem. Aga võiks öelda, et see oli väga selline ajalooline hetk. Mooses on samasugune ajalooline tegelane, sellepärast et kui teatmeteosest uurida Moosese kohta, siis ta sündis 80 aastat enne aega, mida Iisraelis arvestatakse esimeseks aastaks. Nii et teatud mõttes tagurpidi liikus sellesse ajasse ja teatmeteosed ütlevad, et Mooses sündis 80 aastat enne seda aega. Kui ta oli 40-aastane, siis ta läks Midjanisse maapakku ja siis 0 aastal läkitati Egiptusesse oma rahvast vabastama ja siis 40 aastat või 40. aastal Jumal kutsus ta puhkama. Selline eriline aeg ja võib-olla see võiks meid ka natukene puudutada, sest me teatud mõttes elame ka erilises ajas. Üks eriline aeg oli 20 aastat tagasi, milleenium. Ja ma mäletan, kuidas siis räägiti selliselt huvitavalt, et kõik arvutisüsteemid lõpevad töötamast ja lakkavad ja tuleb väga selline raske aeg. Ometi on 20 aastat sellest möödas, me oleme ühest rajamärgist mööda läinud ja täna neid arvuteid ja kasutame põhilise suhtlemise vahendina. Ja kolmas põhjus, miks ma olen Moosest sellest sõlmpunktist esile soovinud tõsta, elu sõlmpunktidest on tema kuulutus. Sellest vestlusest Jumalaga saab ta endale kuulutuse, mida kuulutada. Ja ma usun, et iga teeline oma elus sõlmpunktides vajab kuulutust, mida Jumalast kuulutada, mida oma elust kuulutada. Nii et nendel kolmel põhjusel Mooses on tavaline inimene, ta on erilises ajas ja kuulutus, mida ta kuulutab, on meie uurimiseks see tekst valitud. Vaatame siis Moosese elu. Esimene sõlmpunkt tema elus, tavalise inimese elus, oli situatsioonis, kus Iisraeli rahvas ei tohtinud lapsi, vähemalt poeglapsi sünnitada. Neil tuli hukata kõik omad lapsed ja tema vanemad peitsid teda 3 kuud ja esimene sõlmpunkt Moosese elus oli just siis, kui ta asetati korvi jõele ja tema tulevik oli suhteliselt teadmata ja tundmata. Aga Vaaro tütar märkas teda, lapsendas ta ja nii ta kasvas selles kultuuriruumis natuke aega oma emaga koos ja siis Vaaro kojas. Ja 40 aastat läks aega selleni, kuni ta tundis, et ta võib midagi Jumala rahva jaoks head teha. Ja see, mis ta valis teha, kaitstes oma rahva esindajat, tappes egiptlase, ei sobinud Moosesele kui lahendus, ei sobinud Jumala rahvale kui lahendus, ei sobinud ka Jumalale kui lahendus. Ja algavad 40 aastat ebakindlust Moosese elus, kus ta otsib oma kohta ja ma arvan, et julgelt võib neid ebakindluse aastateks nimetada. Kui ta leiab endale abikaasa ja sünnib laps, siis ta paneb talle nimeks Geersom, ma olen võõral maal. See väljendab sellist ebakindlust. Ma ei tunne ennast koduselt, ma olen võõras keskkonnas. Ja nii tore oleks mõelda, et Mooses oli väga eriline inimene, mitte tavaline inimene, aga oma hirmudega elab ja loob nii stabiilset elu, kui ta üldse võib. Ja 40 aastat on ta loonud endale siis perekonda ja turvalist olukorda, on ta karjas, karjatab omal äia lambaid seal ja kitsi ja nüüd jõuab ühte väga suurde pöördepunkti 80. eluaastal. Just nimelt 80. Me tihtipeale kirjutame inimesed
aktiivsest tegevusest 80. eluaastal välja, aga Mooses on valmis oma elu suurt pöördepunkti ette võtma just 80. eluaastal. Ja kuidas see siis alguse sai? Seal ilmutas ennast temale issanda ingel tuleleegis keset kibuvitsa põõsast. Ja ta vaatas ja ennäe kibuvitsa põõsas põles tules, aga kibuvitsa põõsas ei põlenud ära. Ja Mooses mõtles, ma põikan kõrvale ja vaatan seda imet, miks kibuvitsa põõsas ära ei põle. No me leiame Moosese kui uudishimuliku mehe. Tal on kõrgendatud huvi ümbruskonna suhtes. Ta tahab teada, mis ümbruses toimub ja ma ei tea, kui kõrbes läheks üks põõsas põlema, siis milline võiks olla loomulik reaktsioon inimesel? Ma ei usu, et seal on väga lähedal mingisuguseid veekogusid, millega võiks kustutada ja kui kuskil on tulekahju alanud, siis võiks karja kiiresti ära minna ja põgeneda, aga Mooses on väga huvitatud sellest, miks selline ime toimub, et üks põõsas põleb ja ära ei põle. Nii et ainult huvi on tal pakkuda. Kui keegi tahab siia juurde kirjutada, et tal oli väga tihe osadus Jumalaga ja ta oli hommikust peale ennast Jumalaga ühele rajale seadnud, ja ta oleks Jumalaga kokku saanud ja öelnud, oi tere, lõpuks ma näen sind ja kuulen, siis jutustakse sellist tihedat osadust temaga. Aga kui me vaatame seda ehmatust, kui Jumal temaga rääkima hakkab, mis Mooseses väljendub, see tähendab, et see on tõeline ilmutus talle. See on midagi, mida ta ei oota. See on midagi, milleks ta ei ole valmis. See juhtub taga just selles hetkes. Ja niipea, kui Jumal on saanud tema tähelepanu kätte, ja minu meelest selle tegevusega ainult seda Jumal tahabki, et kogu tähelepanu oleks temal, kui issand nägi, et ta pöördus vaatama, siis Jumal hüüdis teda kibuvitsa põõsast ja ütles, Mooses, Mooses. Tema vastas, siin ma olen. Ja siis ta ütles, ära tule siia. Võta jalad siit jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha maa. Ja ta jätkas, mina olen sinu vanemate Jumal, Abrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Aga Mooses kattis oma näo, sest ta kartis Jumalale otsa vaadata. Et Mooses ei pakata suurest enesekindlusest selle olukorra ees. Ta nagu ehmatab, et ta sai Jumalaga kokku. Aga issand hakkab temaga jutustama ja väljendab enda seisukohta, kuidas tema seda maailma näeb. Ja Jumal ütleb ja hakkab Moosesele rääkima endast. Tead, mina olen Abrahami Jumal. Mina olen Iisaki Jumal. Mina olen Jaakobi Jumal. Sisuliselt tänapäevases mõistes võiks öelda, Jumal kõneleb, mina olen Malle Jumal. Mina olen Ingridi Jumal. Mina olen Peetri Jumal. Mina olen Andrese Jumal. Ta hakkab tutvustama ennast kui kellestki, kes sekkub iga inimese ellu väga lähedalt. Need isikud on küll juba puhkama läinud, kuid Jumal näeb ennast, et ta on keegi väga lähedane ükskõik millisele inimesele siin maailmas. Ja ta jätkab, tead, ma olen küllalt näinud oma rahva viletsust, kes on Egiptuses. Ma olen kuulnud nende kisendamist sundijate pärast. Seetõttu ma tean nende valu. Ja olen alla tulnud neid egiptlaste käest päästma ja neid sellelt maalt viima heale ja avarale maale. Maale, mis piima ja mett voolab, kaananlaste, hettide, emorlaste, perislaste, hiivlaste ja jebuuslaste asupaika. Vaata, nüüd on Iisraeli laste häda kisa jõudnud minuni ja ma olen ka näinud rõhumist, millega egiptlased neid rõhuvad. Kellena Jumal ennast siin esitleb, minu meelest jällegi kellegi väga lähedasena, kes sekkub iga inimese
ellu. Ja kui väga pealiskaudselt lugeda, siis tundub, et ta on kuskil ära olnud, väga pikalt ära olnud. Nimelt ta võtab kokku ju päris pika perioodi 400 aastat. Ja ta ütleb, ma tean nende valu. Ma olen kursis iga mõttega, mida keegi mõtleb. Ma olen väga lähedane igale inimesele. Ja Jumala juures võib üks kannatus kesta 400 aastat. Tõsi, päris kannatus ei olnud 400 aastat, aga üks kannatus võib olla päris pikk. Moosesel oli ebakindluse aeg selline 40 aastat. Päris pikk on see aeg, mida Jumal teinekord annab inimesele millestki läbi minna, et lõpuks kogeda, Jumal on mõistnud selles iga minu kannatust, iga minu valu ja ta on olnud minu juures. Ja see ei olnud Moosese idee, et Jumal võiks seda teha. See on tema jaoks nii totaalne ümberpöörd oma elus, tuled karjaga ja nüüd Jumal tuleb oma visiooniga pärast seda, kui ta on Moosese tähelepanu saanud ja endast natukene jutustanud ja ütleb, tule nüüd. Ma läkitan su Vaarao juurde ja vii minu rahvas Iisraeli lapsed Egiptusest välja. Kuid Mooses ütles Jumalale, kes olen mina, et võiksin minna Vaarao juurde ja viia Iisraeli lapsed Egiptusest välja. Nii et Jumal pöördub tema poole ja ütleb, tule nüüd. Kui keegi ütleb sulle, tule nüüd, siis mida see tähendab sinu jaoks? Kas see tähendab, et ma pean minema kuskile või ma pean kellelegi järgi minema? Keegi ütleb sulle, tule nüüd. Väga selgelt Jumal ütleb, ma hakkan kuskile minema ja sina tule mulle järgi. Muidu ta ju ütleks, et mine nüüd. Aga siin ta ütleb, tule nüüd, ma läkitan su Vaarao juurde. Ja siis vii mu rahvas Iisraeli lapsed Egiptusest välja. Mooses ütleb, ei, kes mina siukene olen? Minu meelest ta ei kuulanud Jumalat, sest Jumal ei arvanud, et Mooses peaks neid välja viima otseselt. Ja nüüd ütleb Jumal ja täpsustab, aga tema kostis, mina olen sinuga. Mina olen sinuga. Ta ütleb, tule minu järgi, mina olen sinuga ja see on kogu selle missiooni eesmärk. Enam ei pea sa käima otsimas kuskilt lihtsalt, kas lambad saavad täna söönuks või mitte, vaid nüüd oled sa 80-aastaselt selliselt võimeline mind usaldama, et ma lähen ja sina tuled mulle järgi. Nii kaunis, mina olen sinuga ja see olgu sulle tähiseks, mul on sulle isegi tunnused, kui sa oled minuga koos käinud ja aru saanud, et mina olen sind läkitanud või mina olen sinuga koos käinud, et kui sa rahva oled Egiptusest välja viinud, siis te teenite Jumalat sellel mäel, selles kohas. Väga julgustav minu meelest. Ja nüüd Mooses ütleb Jumalale, aga vaata, kui ma lähen Iisraeli laste juurde ja ütlen neile, teie vanemate Jumal on mind läkitanud teie juurde, aga nemad küsivad minult, mis ta nimi on. Mis ma siis neile pean vastama? Mooses on oma elu suurima hirmuga silmitsi. Ta lubas aidata oma rahvast, aga eelmisel korral 40 aastat tagasi, kui ta aitas, ei kõlvanud see talle endale, ei kõlvanud Jumalale, ei kõlvanud Jumala rahvale. Ja see küsimus võib tunduda natukene imelik, et kui ma lähen selle rahva juurde, et küsin, et mis ta nimi on, me ju eeldame, et see rahvas teenib elavat Jumalat. Kuigi Joosua raamatus on kirjutatud, et Iisraeli rahvas oli Egiptuses paljude jumalate kummardaja. Mooses on kimbatuses. Millise Jumala ideid ma kannan? Ja Jumal ütleb Moosesele, kui sa tahad missiooni, kui sa tahad sõnumit,
kui sa tahad midagi, mis selles pöördelises hetkes kaasa võtta, siis ma annan sulle kokkuvõtte kõigest sellest, millest ma sulle olen rääkinud. Jumal ütles Moosesele, ma olen see, kes ma olen. Ja ta jätkas, ütle Iisraeli lastele nõnda, ma olen, on mind läkitanud teie juurde. Jumal ütles Moosesele, ma olen, kes ma olen. Ja ütle Iisraeli lastele nõnda, ma olen, on mind läkitanud teie juurde. Mind hämmastab selle sõnumi universaalsus. Inimesed käivad oma elus väga paljudest pöördepunktidest läbi. Moosese elu muutub selles hetkes. Ta veel vaidleb siin natukene Jumalaga ja saab kinnitust juurde. See ei ole meie tänane teema, aga ta elu tõesti muutub. Ta läheb Egiptusesse. Ta saab osa Jumala vägevatest tegudest, tuleb rahvaga tagasi. Tal elus on palju pöördepunkte, ta tahaks minna koos selle rahvaga tõotuse järgi Kaanani maal, aga tal ei õnnestu, sest rahvas ei usalda seda Jumalat. Ja siis 40 aastat on ta kõrbes ja seal on üks pöördepunkt, kus öeldakse, et tõotatud maale ta ei jõuagi mitte. Võetakse ära puhkama enne. Tema elus on väga palju selliseid pöördepunkte, kus seda kividega tahetakse surnuks visata. Selliseid raskeid pöördepunkte, kus rahvas ei taha temaga koos edasi minna. Selliseid ajalisi pöördepunkte. Ja kui sa mõtled, kui tavaline inimene iseenda peale, kas sinu elus on olnud pöördepunkte? Pöördepunkte, kus sa lood teatud stabiilsuse ja tahad edasi selles minna, aga järsku satud kokku sellise põleva põõsaga ja seal Jumal ilmutab ennast ja ütleb, et enam ei lähe me niimoodi edasi. Nüüd on uus kvaliteet. Täiesti teistmoodi kujuneb sinu elu. Siis on see küsimus, Jumalaga, kui ma sinuga edasi lähen, siis mis on minu sõnum? Ja Jumala sõnum on väga lihtne. Mina olen sinuga. Me rääkisime Jeesusest ja Jeesusele pannakse nimi Immanuel, Jumal on meiega. Ja minu jaoks on see väga lohutav sõnum, et ükskõik millised olukorrad selles maailmas on. Ükskõik kuidas maailm sellesse suhtub, kas ta paneb tähele, reageerib tõsiselt asjadele või mitte, on Jumal iga inimesega. Ja see on tema sõnum igale inimesele. Ma tunnen sinu valu, ma tunnen sinu olukordi. Ma kuulen sind just sellisena, nagu sa parajasti oled. Ma saan sinuga kokku nendes rajapunktides, kuhu sa oled minemas. Ja kui on vaja midagi ilmutada, midagi on vaja muuta, siis ma ütlen sulle, tule minu järgi edasi. Aga minu kuulutus igale inimesele, kellega ma kokku saan, kas ta usub Jumalat või mitte, on üks, Jumal on sinuga. See on tavalistele inimestele sõnum aja erilisuse kontekstis ja kuulutusena, mida Jumal igale inimesele tahab öelda. Mina olen sinu elus ja sul on minuga võimalik kuhugi minna. Inimese sees on mõned sellised müsteeriumid, millest me aru ei saa. Ja ma arvan, et ega teaduslikult ei saa ka seda lõpuni seletada või pigem üldse mitte seletada, kuidas töötab inimese sees tema süda. Et sellist perpetuum mobilet ei ole olemas ja ei ole leiutatud ja ei ole inimese süda ka. Aga millegipärast see mootor töötab. Ja mina ütleksin, et inimene selle mootori ebakindluse või suhtes on tihti mures. Ma arvan, et ka paljud arstid on mures inimsüdame pärast, sest ta teab, et ühel hetkel võib see seisma jääda. Ja minule meeldib inimsüdamele mõelda kui Jumala ligiolekule. Ma tean seda, et vahest on selline tunne,
kas mina olen, on minu juures. Kas nendes olukordades, mis on meie ümber, on mina olen minu juures. Ja ma olen paljudele seda kogemust jaganud ja julgen ka praegu jagada, et Jumal on oma ligioleku meile teinud mitte usu küsimuseks, vaid millekski väga praktiliseks. Ma võin iga hetk katsuda, kas Jumal on minuga. Ma olen oma elus päris palju inimesi pidanud saatma tema viimasel teekonnal selles maailmas ja lähedaste kõrval olema ja ise olnud lähedaste seas, kes on oma kalli inimese puhkama saatnud. See on selline ühelt poolt abitu olukord. Aga teiselt poolt sa näed, et see inimene ei saa mitte midagi enam teha selleks, et kas või aidata endal edasi minna. Ta vajab kaasteeliste abi. Ja selle tõttu mina ütlen, et kuidas ma tunnen, et Jumal on minuga. Ma panen käe lihtsalt siia pulsi koha peale ja ütlen, Jumal hoiab alal minu südant. Ja kui ma tunnen südamelööke, siis Jumal on minuga. On tal teada iga minu valu, on tal teada iga minu mõte, iga protsess, millest ma olen läbi käimas, olgu see või 40 aastat. Ja ta valmistab mind millekski, kui ma saan iga inimesele öelda, et mina olen, on sinu juures. Nii et seda ei ole vaja isegi uskuda, vaid ma katsun. Ja tunnen, Jumal on minu juures. Ja seda hetke tahaks ära hoida iga arst, iga inimene oma lähedaste juures, et mina olen püsiks inimese juures võimalikult pikalt. Kuid vahest me kohtume selle hetkega, kus enam ei ole. Jumal teab neid hetki, aga see on mina olen kontrolli all. Kas te mäletate seda osa, mis siin oli öeldud? Mina olen sinu vanemate Jumal, Abrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Võiks öelda, et nad on puhkama läinud, aga ta ütleb, ma olen nende Jumal. Jumal ei kaota kedagi ja tal on alati lootus öelda mitte ajaloolises mõttes, vaid mina olen sinuga. Iga inimene, kelle sees süda lööb, ma võin astuda juurde, Jumal on sinuga. Kuula seda häält. Kuhu ta sind kutsub? Kuhu sa saad temale järgneda? Võib-olla see on parim elu pöördepunkt, kui Jumal on sinuga seda märgata ja temaga koos edasi minna. Igatahes Mooses läheb Jumalale järgi, tuleb tagasi ja kummardab selles paigas nii, nagu Jumal on eeskuju või tõotuse andnud. Ja ma soovin, et me kõik saame sellest mina olen nii teadlikult osa, kui see vähegi võimalik on. On suur rõõm kuulutada kõikidele, mina olen, on sinu juures ja minu juures. Aamen.